Aastaid olin ma kimpus kehakaaluga, aastakümneid. Mäletan, et kui ma olin noor lapseeas, ma kujutate 12-13, tundsin ma kogu aeg, et ma olen paistes. Ma ei olnud paks, aga ma ei olnud ka peenikene. Nüüd ma tean ja nüüd ma näen, miks see nii oli. Aga aastakümneid ma proovisin kõiki erinevaid dieete, mis minu ellu tulid. Ma olin väga-väga järjepidev, ma tegin väga-väga põhjalikult. Kõige kauem ma suutsin kehakaalu hoida kontrolli all 30ndate keskel. Kui ma hakkasin kaaluma kõike, mida ma söön, arvutama välja kaloreid, makrosid, valgurasva, süsivesikute suhet. Ja ma olin pidevas defitsiidis muidugi. Muud moodi ei saa. Et sa pead leidma enda selle punkti nii-öelda, et millest üle süües sul kaal lisandub ja millest alla süües siis kaal väheneb. Ja muidugi see päeviti oli erinev, et oleneb sellest, palju sa trenni tegid. Ja ma tegin väga-väga-väga palju trenni. Ka ala kõige pikem periood vist oli 11 päeva järjest ja minu trennid on väga tugevad. Ma olen kõik või mitte midagi tüüp. Et ma ei halastanud ega viilinud. Ja see toimis mõnda aega, kuid läbi suure pingutuse ja mida pikemalt seda teed, seda rohkem sa mõistad, et see ei ole jätkussuutlik stressivaba eluviis, sest sa pead kogu aeg kaaluma, mõtlema, üles kirjutama, kaaluma, mõtlema, mis on järgmised toidud, planeerima oma päeva, vedama oma toite kaasa igale poole, ka pulmadesse, parima sõbra juubelile ja nii edasi. Sellepärast, et minu puhul toimiski see, et kas kõik või mitte midagi. Et ma ei saa teha järeleandmisi, sest siis läheb nagu lepase reega. Et ja kuni hetkeni, kuni ma siis nii-öelda loobusin, et okei, 40, ju siis see keha ongi selline, et kaldub rasvasema poole, kuigi mu õde vend on peenikene, mul ema on ilusas vormis, isa, et justkui nagu seda geneetilist ülekaalu nii väga, ma ei tea, et oleks. Et saaks geene süüdistada, aga sellegi poolest seda ma tegin, sest et ma olin enda arvates juba kõike proovinud. Ja siis järsku see salakood sai lahendatud, murtud ja ime lihtsalt, et mis siis oli valesti. Terve see elu, kõik need toitumisviisid. Loomulikult ükski dieet ei ole jätkusuutlik, nagu näitas siis ka see kalorite lugemine. Et süsivesikud terve elu, kuna ma liha ja kala ei söönud, siis selle osakaal oli hästi väike, olematu ja enamus toidulaua täitsid kera siis süsivesikud. Ja just seda minu keha ja enamus kehasid ei talu. Aga me oleme sündinud selles keskkonnas, kus hommikuks on puder või võileivad või krõbinad. Lõunaks on supp, võileib, magustoit, pasta, kartulid. Oli mul põhiline menüüs. Snäkid, vahepalad, kõik sisaldavad süsivesikuid ja päevane süsivesiku koormus on meil 200-300, mõnel võib-olla veel rohkem. Ja reaalsuses võib-olla 100 on majandatav, tuleb keha toime, aga kui ta aasta järelt kogu aeg on selles suures süsivesiku koormuse all, tekib insuliini resistentsus ja see pidev veresuhkru kõikumine, mis tekitab põletikku ja rasvumist, et mitte rasvane toit, loomulik toit, loomne ei ole see, mis teeb jooksuks. Meil tulid nii palju neid fit-tooteid ja see tekitabki sellise vale arvamuse, et ja fit-tooted olid rasvavabad, et rasv on halb, sest rasv annab ju ka palju kaloreid, 9 kalorit 1 grammi kohta. Ja kui sa loed kaloreid, siis sa tahad vältida seda rasva osa, sest et siis sa saad rohkem mahtu süüa, sa saad näiliselt justkui nagu kõhu rohkem täis süüa.
aga minul oli alati nende fit toodetega, nagu mul oli kõht nii tühjaks, mul nagu tekkis veel rohkem nälga või isusid ja lisaks kui olid veel magusainetega tooted, et seda päris suhkrut sees ei olnud, siis see tegelikult minu suhkruvajadust isusid ära ei rahuldanud ja pigem tekitas hoopiski kaose süsteemis, rääkimata sellest, et liigne magusainete tarvitamine rikub meie mikrobiomi täielikult ära, ehk et minu viimased 10 aastat, eriti kui ma läksin fitness toitumisstiili peale, ehk et tuli palju magusainetega tooteid sisse, hakkas minu soolestika streikima. Loomulikult seal on veel loos, on ka antibiootikumid, vaktsiinid, aga väga keeruline on näppu peale panna, et mis oli täpsemalt see, mis trigerdas, kas nende kombinatsioon või ka lõppkokkuvõttes ju vanus, et kuni 20-ndateni, 25-ni meie keha tuleb palju paremini toime enamus asjadega, aga seejärel siis hakkab ära väsinema ja siis ühest nurgast, teisest nurgast ja nii see vaikne kokkukukkumine, mida me nimetame vananemiseks ja loomulikuks, pihta hakkab. Aga tegelikult me toidame seda kogu aeg iga päev nende liigsete süsivesikutega, töödeldud süsivesikutega ja nii edasi. Ehk et just see rasv, see, mis annab 9 kalorit grammi kohta, on see, mis on nii täitev ja nii toitev ja nii oluline vajalik hormoonide tööks ja eriti naistele. Et rääkides hormoonidest ja naistest, siis minu päevad on alati olnud hästi vähese verega. Et see näitab ka üht-teist. Aga olen tänulik, et siiamaani veel päevad nii-öelda toimuvad. Küll mitte ideaalselt, aga vähemalt. Siis jah, nüüd sest süües ainult rasvast ja valku ja süsivesikuid väga minimaalselt, üksikud ampsud siin-seal. Pole mitte mingit kaaluprobleemi sellest ajast alates 1,5 aastat tagasi. Ehk et see on esimest korda elama sellisel viisil, kus ma ei pea mõtlema toitumises, kus ma ei ole näljane, kus ma ei pea lugema kaloreid ja kus ma ei pea tegema trenni 1-2 tundi iga päev. Ma võin teha, aga hetkel on see, kus ma naudin mitte midagi tegemist, sest et ma tõesti ligi 10 aastat päevast päeva treenisin ja väsitasin ennast nii-öelda enda süsteemi, aga kuidagi siis püsida vormis. Ja praegult naudin ma kõike seda, mida elu pakub. Mul on praegult tervist, et seda nüüd nautida. Täpselt nii nagu lapsepõlves. Sa ei mõelnud tervise peale, sul oli seda ja sa lihtsalt elasid, nautisid elu ja ma tunnen seda praegult. Ja aastakümneid kannatasin ja minu tervis halvenes selle aja jooksul. Et helget tulevikku ma juba väga ammu ei näinud enda puhul, kuna tervis aina halvenes. Aasta-aastalt oli see ilmselge, et asjad lähevad halvemaks. Ja nüüd täna 41, varsti 42, esimest korda elus mu tervis muudkui ka paraneb. Enesetunne paraneb, energiat tuleb juurde, stabiilsust, ei ole ärevust, paanikat, mis vahepeal esines eelnevalt ja kõik mingi 40 erinevat sümptomit, mida mul enam ei ole või siis on minimaalselt ja üldjuhul need tekivad siis, kui ma söön midagi valesti, mis ei sobi sellele kehale ja nii ma õpin. Ja vahest loomulikult ma tahan ühte või koma teist ka endale lubada ja siis on tagajärjed. Aga vähemalt ma tean ja arvestan ja praegult kui keha on nii puhas, ta annab nii hästi märku, kui mul ennem oli nagu 10 sümptomit korraga ja segatoitumine, siis mitte midagi ei olnud võimalik selgeks teha, et mis millest on. Ja ütleme võib-olla siis, et 10-9 toiduainet ei sobinudki tegelikult. Ja need reaktsioonid tulevad ka teinekord 3-päevase viivitusega näiteks piimatoodete puhul ja paljude toodete puhul, et oleneb
mistõttu ta sulle nii-öelda ei sobi. Et jah, juba lihtne on, kui sa sööd inimese loomuomast toitu ja optimaalset toitu, milleks keha on evolutsiooniliselt arenenud, nii DNA raku tasandil on see kehale tuttav, süüa loomset rasvast toitu ja kõik need seemneõlid, suhkruga tooted, suhkruasendajaga tooted, töödeldud süsivesikud, pasta, pitsa, need on ju ainult viimase sajandi toit ja kui vaadata tervet evolutsiooni, miljoneid aastaid või sadu tuhandeid aastaid homo sapiensi, siis see on ainult murdosa sekund, millal selline meile tavapärane toitumine on ilmunud. Et me peame seda loomulikuks tavapäraseks ja terviseks, sest et toitumisliidud ja nii edasi ju soovitavad ka, et sööge 9 portsu teravilja või mis iganes, eks ju. Et siis jah, peame nüüd minema randa. Selline kohustus praegu andis märku. Et jah, imelihtne, see optimaalset toitu ja vaata, kuidas sinu keha reageerib. Kui keegi vajab selles abi, siis hea meelega nõustan ja aitan vastavalt oma kogemustele, läbielatule, eelnevatele konsultatsioonidele. Ja jah, ma ei saa öelda, et toitumisnõustaja elukutsest lähtuvalt, et see paraku ma ei teagi praegult õiget sõnu, las ta jääb. Aga me siis lähme, ilusat päeva sulle!